Hello, hello. Mõtleme küll, et oleme vloggerid, aga mitte midagi ei vlogi. Ja ma ei tea, ei oskagi ausalt öeldes väga midagi öelda, miks meil ei vlogi. Ühesõnaga, täna on meil 29. detsember ja ma mõtlesin, et ma teen kiire update'i, sellepärast et mul ei ole nagunii siin tööl mitte midagi muud tarka väga teha. Nii et ma mõtlesin, ma tulen kiirelt, räägin, mis toimunud on. Ühesõnaga, käisime siis enne jõule siin veel tööl viimaseid päevi, mega rahulik on, siis jõulud me ei teinud mitte midagi põhimõtteliselt, käisime, kämpasime veits 2 päeva ringi, lihtsalt siin samas, kus me nagu oleme siin samas nagu kandis. Käisime ujumas, nii palav oli, saime oma selle autokonditsioneeri tööle või lasime ära parandada, nii et vähemalt see on positiivne, et see nüüd töötab. Aga midagi selle autol on ikkagi katki ja me mõlemad Germoga oleme täiesti nagu tann juba, me ei viitsi sellega eriti tegeleda. Nii et lihtsalt loodame, et see sõidab peal, igal juhul. Ja siis meil oli terve nädalavahetus veel vaba, me ei teinud mitte midagi, sest et meil mõlemal selg valutab ja siis me lihtsalt üritasime nagu kodus puhata. Konkreetselt meil on nii halb madrats nagu voodis, meil on nii halb diivan, et me lihtsalt 2 päeva lamasime põrandal ja vaatasime nagu mingid filme, Harry Potterit, jõudsime eile õhtul Breaking Badiga lõpuni, mingi aasta aega vaatasime seda, aga jõudsime lõpuni, vaatasime filmi ka kohe otsa ära, täiega hea, soovitan, nagu väga depressiivne seriaal minu jaoks ja nagu väga siuke must ja masendav ja nagu kurb, aga samas hästi põnev ka, nagu hästi põnev ja hästi huvitav, et ma nagu soovitan vaadata. Siis me vaatasime Harry Potterit, see jäi meil pooleli, sest need filmid on nii pikad ja sa pead nii palju aega võtma selleks, et nagu mingi 3-tunnist filmi vaadata. Ka kolmapäev on siis 31. Ja siis me mõtlesime, et ma ei tea, et me lähme kuhugile nagu aastavahetuseks, aga me ei tea kuhu, meil ei ole ühtegi plaani veel. Siis me peaks saama veel järgmine nädal ka vist natuke töötada ja siis ei tea, mis elust saab, sest et me oleme nagu kandideerinud uutesse töökohtadesse värki, aga meil ei ole nagu siiani olnud veel ühtegi sellist kindlat vastust. Jaanuari alguses peaks nüüd ka 2 vastust nagu tulema, mis saab. Aga hetkeseisuga, kui keegi küsib, mis meist saab alates põhimõtteliselt mingi 10. jaanuar, siis pole õrna aimugi. Tõenäoliselt oleme kodutud ja töötud. Ei, see on fine, see on Austraalia. Küll midagi välja mõtleb, selles mõttes no worries. Aga tööl ma olen oma siin klassihatis üksinda juba olnud mingi 2 nädalat, praktiliselt eelmine nädal olin ka üksi. Ja mul on nii igav, reaalselt. Ma lihtsalt vaatan mingid vloge, ma ei tea, ega ma ei teegi siin väga midagi. Nagu hommikuti on võib-olla mingi paar rekat tuleb ja siis ma lihtsalt passin siin. Ja siin on 21 kraadi, see puhub ja ma ei tohi seda välja lülitada, sest meil on siin masinad, mis nagu peavad olema ikkagi nagu jahedas ruumis, sest et õues on hetkel 35 kraadi ja siin läheb väga kuumaks, ehk siis ma ei saa seda välja lülitada, mul on nii külm. Ja mul on lihased valusad ja mul on närvivalu ja mul on kõik valutab. Igal juhul ma nüüd lõpetasin vingumise ja ega mul midagi muud tarka öelda ei olegi. Inspektor Kukeke käib ringi siin saidi peal, vaatab, mis rotimürkidega on, mis teema on. Siuksed on need rotimürgipesad. Aga siin niimoodi põllu ääres mingi kõrgelt võpsiku sees on ka veits sketši siin, nagu neid peab ettevaatlikult käima neid vaatamas. Sest siin on pruunid maod, mis on need mürgiseemad siin riigis ja selle vennaga küll kohtuda ei taha. Rahulikult siin teha, jalutame siin normaalseid samme, eile tuli 30 000 sammu ja õhtusin saidi peal ringi, nii rahulik oli lihtsalt. Et
edasi vaadata, ma olen vist üldse vales suunas. Sinna minema, tagasi. Nojah, läheme siis tagasi ja kõige hullem ikka, mis selle siin off-seasoniga on, või noh, üldse selle kuumusega ja kui off-season on, siis sa teed nagu igasuguseid erinevaid töid, on ju. Hästi palju möllan nende punkritega, noh, me kutsume neid punkriteks, nagu 2 sellist piiret on ja siis noh, tuleb siuke hunnik siia peale, on ju. Ja sellise kuumusega siin punkri keskel olles isegi see päike nagu praeb sind nii rämedalt. Kõige hullem on muidugi siis, kui sa pead nende plastikutega või noh, selle kattega siin möllama. Vaat siis on heavy. See on nagu nii heavy, et no, ütleme nii, et isegi praegu, kui teed siin sukest autosse ja õues ja niimoodi vaheldumisi tööd, siis sa oled ikkagi päeva lõpuks oled ikkagi well done steak, noh. Et selles mõttes tuleb päiksekreemi kõvasti hoida peal ja prillid eeskaabu peas. Aga juba rahulik on. Mõned päevad enne aastavahetust. Nii rahulik. Et see on lihtsalt sõidad ringi, vaatad, otsid mingit tööd. Aga noh, selles mõttes vähemalt hoitakse tööl. Auto näitas just 49 kraadi. Telost vaatasin järgi õhuniiskust on kõigest täpselt 7%. Nii et nüüd on tõsine experience saadud sellest, mis tunne on kõrbes olla. See on ikka päris rets. Sealt neid asju, palja käsi ei tasu näppida. Need on tulikuumad, nagu kuradi tulikuum panna, reaalselt. Pane ära näppi neid. Aga ma pean kindlasti nüüd tegema. Aga see on päris rets ikka. Tänane ilm on midagi muud. Aga õnneks on ainult tund aega veel minna. Ja siit võib-olla kraad naabis tõuseb veel, nii et davai, let's go. Kaisa tõi meile töö juurest puhas kraami. Puhas kraami, puhast jahu. Nagu see on selles mõttes nii puhas kraam, et see ongi täpselt viljast otse löödud sinna jahvatisse. Jahvati. Jahvati. Ja sealt tuli see puhas valge kama. Ja nüüd proovime, kuidas on pannkooke teha sellest. Jeh. Vaatame, kui head tulevad, kui maitsvad. Aga noh, huvitav on see, et ta näeb nagu, ta ei näe siuke valge välja nagu poes, kui sa ostad jahu. Ta on nagu veits pruunikam ja tumedam. Aga saame näha, kuidas maitseb. Puhas kraam. Teile väiksed pro-tipi ka, kuidas häid nuudleid teha. Me nägime, et Eestis on ühed head nuudlid, mis me siin oleme avastanud. On siuksed päris head nuudlid. Aga üks trikk on siin see, et kui sa teed nuudleid, ära paned neid lihtsalt keevasse vette ja kaussi ja kredi. Siis kui me Nipises olime nende Aasia tüdrukute asjadega, siis me nägime trikke, kuidas neid saada. Ehk siis sa paned panni vee. Noh, siuke natukene ainult, mitte väga palju. Ja siis sa paned need lihtsalt sinna. Pumm. Ja teed need siuke mõnusalt lased ära keeda.
vahepeal segad neid. see kaste, see on mega hot kaste ja no sa ei taha, kui sa teravat ei kannata, siis ütlen, põhimõtteliselt ära panegi seda, kui siis väga näpu otsa ainult. Tavaline maitse aina ülihea. Laseme tal natukene siin podi seda pehmeks minna ja siis ongi juba ülihea. Need nuudlid tulevad nagu mõnusad kreemised, sellised karbonaarased. Nii et lõpetage see veekausis keetmine, nuudlite keetmine ära. See ei ole kellegi nuudel enam. See on kiviaja nuudel. Tehke nii, et asi maitseks ka hästi. Ja selline ta sai. Ma panin ka paar grillvinkut juurde. Siuke kreemine, mõnus. Ja siis selle hot kastmega. Ja sellega reaalselt niimoodi, et kui mina söön nagu suht hot asju, siis ma panen nagu seda reaalselt 3 tilka põhimõtteliselt. Ja sellest piisab. Sest see on motherfucker hot. Kütab ikka, see on hullem kui mingi sriracha ja asjad. Aga jah, selline ta tuli. Väga maius. Väga mõnus. Nii et maitseme. On kätte jõudnud 24. detsember. Õues on 25 kraadi. Kell on 7 kohe. Ja kuna meil see aasta jõuludel pole kuskil jõululauda, kus taga istuda, kellega juttu rääkida, siis mõtlesime, et toome kämpama. Saame natuke linnamelust välja, nagu me oleks mingi hullus linnas. Aga jah, tõime kämpama. Mõtlesime, et vaatame. Tiksume veits, naudime omavahel aega. Siin väike set püsti. Üks pikutab seal. Pikutab. Väidaspoolt on auto nagu kasvuhoone vaadates. Selle akna sai ma ülihästi nagu, mul on siia ülihästi see volku lõigatud. Teisele poole pole mõelnud. Jah, sest kuna on klaas ei ole. Tümps paiks käib. Väike piknik. Aga muud ei olegi. Naudime õhtut ja vaatame, äkki tuleb teiselt pool kallast mingi känguru pesema ennast. Nad käivad siin vahepeal. Hemud on ka. Aga jah, siuke mõnus place. Ja üks asi on muidugi see, et Ausis on hästi palju neid kämpimissaite ja kämpimiskohtasi. Nagu see siin on. Siuke mõnus eraldatud jõe ääres. Aga hästi paljud on tasulised. Maksan nagu 15 taal. Me käisime täna ühe järve ääres vaatamas järve ümber.
ja see on nagu, lambist on nagu, ta on eelnevalt lahti olnud, aga nüüd mingi aeg hiljuti aasta või midagi sellist tagasi on ta kinni pandud. Niimoodi, et sul on reaalselt mingi 10 kohta ainult ja sa oled nagu külje kõrval üksteisega ja siis sa maksad selle eest mingi 15 aala öö. Et ma ei saa aru nagu, mis mõte sellel on. Näe, emu tulebki pesema. Ja ma ei saa nagu sellest pointist aru, sul ei ole vetsu mitte midagi nagu seal. Mille eest ma seda 15 aala maksan nagu? Et nagu, what's the point? Aga siin, see on meil, sõitsime mingi 1,5 tundi ringi, et vaadata, et äkki saame sinna järve äärde. Mõtlesime, et ei, persse, andsime alla, tegime tiiru peale ja siis andsime alla, tulime oma vanasse kohta tagasi, teadsime, et siin on nagu kohe plaks olemas ja nii oligi. Tiksume siin ja elame life'i. Kepsuti töö veel. Siin veel palju kardulkad. Tule päeme need kartulid ka, nüüd ma ei jaksa enam oodata. Yes. Ja teeme väikse õhtusöögi. Siin ilusa jõe ääres. Päike loojub. Kaua ma ootan? Tule siia siis. Väike ketšup, väike hapukoor. Siin kenasti voodi ääre peal. Kanad karjuvad. Papa. Ja midagi papagoiad. No on normaalne laadung, aga vähemalt saab kõht täis. Jah. Jah. Head isu. Aitäh. Kuna jõululaupäeval, nii-öelda jõululaupäeval, kämpasime 24-25, täna on 26 või? On just või? Jah. Siis me tulime täna koju ja mõtlesime, et teeme täna siis väikse jõulusöömingu. No ma ei tea, kui jõulune see on. Aga esiteks liha sa ei saa siit midagi teha, sest noh, sa ei saa siit poest isegi mitte mingisugust liha normaalselt. Ja selline meie jõulusöögikene on siis kardula porgandipuder, praetud kapukapsas, sest praekapsast ei ole ja siis on üks vardas istunud kana. Appi see kana näeb nii kurb välja. Poest ostetud, sest noh. Ise ei küpsetanud. Esiteks meil ei ole siukest ahjugi, kuhu selline kana sisse mahuks. Ja see on uhke Austraalia hapukoor, mida peab konkreetselt jõuga segama, et sellest üldse hapukoore konsistent saab. Seda peame 10 minutit vispeldama, et midagi taolist saada. Et seda liigutada saaks. Jah, nii et laseme heal maista, vaatame Eesti filme, midagi lällab. Igased pruudid lällavad. Ja egas muud midagi. Sellised need jõulud on. Häid jõule! Jah, häid jõule. Tere tulemast Victoria osariiki. Tulime aastavahetust pidama. Ma ei tea, kuidas seda isegi öelda. Nii et mõtlesime, et Adelaide'is me nii palju käinud ja see üldse ei sümpatiseeri. Siis mõtlesime, et tuleme hoopis lähemale. Mingi suts üle pooleteise, tund 40 sõitu. Täitsa teisele poole. Palju toredam oli sõita, sest palju vähem oli sõita. Ja vaatasime üldse linna, kus me üldse, kui me alustasime oma trippi siin Austraaliast, kus me sõitsime sekundiga läbi ainult, sest
meie peatuskoht oli Lõuna-Austraalias. aga mõtlesin, et vaatame seda ilusat linna ja täitsa ilus on. siin palvid, paisu ja tuba on siuke mõnus. üks pikutab see. Vaatasin, ma ostsin endale kõva välise kõvakette, sest arvuti jookseb juba kokku nendest videodest. Mahtu ei ole enam. Aga jah, lähen vaatame õhtul mingit ilutulestikku ja pidu pidi saama. Näeme, mis ja palju selle, kuidas need aussid aastavahetus peavad. Sest tegelikult, me võtsime tänase vabaks nii-öelda. Kuigi meil oli võimalus tegelikult pool päeva töötada. Aga mõtlesime, et tühja aastavahetus ikkagi. Võtame selle ühe vaba päeva. Üks asi veel. Kui sa praegu vaatad seda videot, siis panen siia ühe klipi, ühe pildi, mis näitab statistikat. Kui illegaalselt te kõik siin kanalil olete enamasti, sest see on ebareaalne. Vajuta seda punast nuppu siin all, siin pool, mis iganes. Vajuta see punane nupp ära, subscribe või telli, kuidas kellegil. See ei maksa. Innustab meid teha tihemini, teha paremini. Teha tihemini, paremini. Kui Jepper. Klepper. Nii et vajut seda nuppu seal. Jah, ja taega. Kõnnime siin siis peopaika. Ja teeb veits murelikuks vaatepilt, mida me näeme. Et nagu sinnapoole, kuhu me kõnnime, on nagu väga vähe autosid liigub. Sinnapoole, kus me läheme, sealt tuleb väga palju autosid. Nagu ma ei tea, kui palju siit näha on, aga ikka nagu liigub. Siit ei liigu sinnapoole mitte ühtegi. Aga soe on küll, jah. Mingi 27 kraadi on endiselt. Ja mingi, ma ei tea, kaks kilti, veits vähem on äkki minna. Mõtlesime, et sinna jalutame. Vaatame. Väike fit check. Oh, sexy lady. Mul on Barsetka kaasas, sest kuhugi oli vaja natukene meelemürki kaasa võtta. Ja kuhugi mujal ei olnud panna, siis kuhu ikka kui Barsetka. Aga loodame, et ikka kui kohale jõuame, siis on nagu mingi pidu ka. Jõudsime kohale, õnneks rahvast on ikkagi. Meil käib. Aga hästi imelik on see, et kui Eestis, seal on live bänd on ja tavaliselt ikka, kui Eestis mingi mis iganes live bänd või midagi on, siis nagu ikka on mingid tantsud, tantsitakse ja kõike. Siin nad on kõik istuvad maas ja vahivad lihtsalt. Nagu absoluutselt mittegi üks inimene ei tantsi. Selles mõttes Eestis on see, et sul on mingi bänd on ja sul kuradi bänd põhimõtteliselt ei pea ise laulmagi, sul publik laulab sinu eest nagu. Aga jah, vaatame, mis siin edasi toimub. Isegi inimesed tantsisid lõpuks lava ees, aga võib-olla see on uus aasta ootus. Vaatame, mis pauku tuleb. 30 seconds to go, ladies and gentlemen! Who's ready for a big countdown? Yeah. Kõik jooksud tühjaks. Ei ole mingit peale aasta vahetust, uue aasta algust, kõva pauguga edasi paugutamist, mitte midagi. Lähme koju ära, tuttu ära ja kogu moos.
ei ole mingit prallest juttu siin, onju. Aga ma ei tea, mis me ikka ka siin passime, kui keegi mingit pidu ei pane, siis lähme vaatame edasi. Vaatame, jautame korraks linna poole tagasi. Ilmselt seal ka vaikus maas. Nii et selles mõttes see kultuuride erinevus on ikka eestlase jaoks. Kui ikka aastavahetust eestlane võtab vastu niimoodi, et pigem olgu maa must kui jalg sirge, siis siin on nagu vastupidi see, et natuke hirmutav on vaadata seda, kui kuivad või igavad inimesed on. Tüps on kiired koju, mingi 26 taala 3 kilomeetri eest. aga no jah, eriti Kaisa puhul, sest tal oli väga külm. aga tümps on hea, kohe varsti oma modelli. ma näitan teile modelli nime. see on tore modelli nimi. Econologia Mildura. Econologia. ma loodan, et keegi seda ei näe. aga kurat, paremat kohta ei saa olla. Oota, ma tahtsin seda öelda, et ma olen praegu näinud vist kõikide osariikide autonumbrimärke, vaata, siin on Victoria. Jaa, ma enne vaatasin ka. Siin on Queensland, ainult VA-d ei ole näinud. Jah. Siin on Queensland, seal oli New South Wales. Meie oleme ka Queenslandi omad. No meie jah, siis on Victoria, ainult VA-d me oleme näinud. Jah. Kõik osariikid koos. Nii külm on. Jah, ja seal meie emavaal tiksub ausalt ja truult ja siis tüpab sisse. Econologia. Ma olen nii õnnelik kohe, et tuppa sai. See valgus on muidugi suurepärane, tuleb lihtsalt otse ülevalt alla. Ma olen nii õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ohtlik lend! Ma olen õnnelik, et inimesed... Kõik lennud on ohtlikud. Ja nüüd... Pesema! Mõtlesin, et äkki peaks truuparite peal passusse. Oota, mul selg on homme siis eriti kange, kui sa praegu külmas lähed siin ujuma. Tola. Ei ole, õues on 20 kraadi. Tola. Sinul oli külm, mitte minul. Tola. Ei ole tola. Seekord mu silmad vist ei jäänud kinni. Minu omad olid nagunii kinni. Väike selfie ka vahepeal, jah. Ja nii see elu käib siin. Rohkem ei midagi. Nii et head uut aastat teile. Täna on siis meie viimane kreenipäev. Vaatame, lähme ütleme ülemusele, et aitab küll, sest hooaeg on juba läbi ja uues kohas me saame tegelikult juba järgmine nädal esmaspäeval alustada ja treeningud asjad kätte saada, nii et seda, mis see uus koht endast ootab ja mis see on, hoiame põnevust. Saate siis järgmises videos teada, kuhu me läheme, mida me teeme. Nii palju võib öelda, et see on töö, mida me mõtlesime Aussi tulles
kindlasti tahaks teha. Nii et stay tuned.